Ford on toonud turule uuenenud Focuse ja vaatame siis algavas naisluksuri proovisõidu saates, et kas see Focus suudab lüüa siis võimsaid konkurente nagu Kia Ceed ja Volkswagen Golf. Selgitame selle üheskoos välja. Tal on LED päevasõidutuled ja LED sõidutuled olemas, aga halogeenipõhine on kaugtuli ja teises varustusastmes saad endale juba LED tagatuled ja tal on olemas siis kiirushoidik, mis siis peaks tundma kiirusid ära vastavalt liiklusmärkidele, aga seda paraku tunneb ta liiga hilja ära ja sellepärast pole sellest õieti kasu ja võtmete sisenemissüsteem lisandub tal teises varustusastmes. Ja disain näeb tal muidugi vägagi sportlik välja ja võib-olla meenutab kunagist manalateele läinud Focus RS-i. Interiööris on olemas tal nüüd uus gigantne suur ekraan, mis on siis madalamates varustustes 8-tolline, kuid paremates varustustes juba 13,2 tolline. See mõjub natukene liiga suurena ja ka kliimapaneeli nupud on ära kaotatud ja viidud need menüü avarustesse. Samuti on ka materjalid suhteliselt kehvad, seal ei ole ja kuigi seal on AGR istmed, ei paku nad küllaltki head tuge, aga õnneks on siis istmesoojenduse ja temperatuuri nupud toodud siis eraldi siis ribana välja ja muidugi see digitaalne näidikupaneel on äge, aga samas nii äge, et võiks olla ka mõnes ägedamas autos pigem. Ja Android Auto Apple CarPlay on tal muidugi olemas täiesti. Ja navigatsioonisüsteem peaks siis olema ta lähel juhtimisega, kuid paraku ei tunne osasi tänavaid ära. Ja teda saab nii sedaanina kui luukpärane kui ka universaaline tegelikult ka active versioonis, mis tähendab, et tal on olemas siis 3 cm kõrgem clearance ja mootori valikus on tal vaid 3-silindrilised mootorid, kui rivaalid pakuvad 4-silindrilised ja näiteks Kia Ceed pakub ka väga palju nuppe ja väga palju seda kõike, mida me oleme autodes harjunud ja mida Focuses millegipärast ei ole. Aga tal on olemas 1-liitrine 3-silindriline mootor, millele 92 kilovatti ja 125 hobujõudu ja 7 liitrit kulutab see lausa 100-le meie ökonoomsel euroajastul millegipärast. Ja olemas tal veel see mootor kerghübriidajamiga ehk sama võimsusega või siis saab ka 114 kilovatise ja 155 hobujõuga, aga see ei paku kahjuks erilist kütusesäästu ja kulutab ikkagi 6,5 liitrit selle, nii et miks te selle hübriidajamise üldse panite. Aga igatahes olemas tal veel 1,5 liitrine diiselmootor, millel 88 kilovatti ehk siis 125 hobujõudu ja 7 liitrit ja kuskil 5 liitrit 100-le. Hinnad algavad tal lausa 22 900 eurost, kui Kia Ceedi saad kätte 17 900 euroga ehk nagu vanadel headel aegadel. Siis tõesti Focus on natukene liiga kallis, tal on ergonoomika probleeme ja asjad ei ole üldse nii Focuses, kui nad võiksid olla, ütleme ausalt. Selline on selline uuenenud Ford Focus ja meie kohtume teiega juba nädala pärast.